operatsioon põder. Ehk siis ühesõnaga paneme põdrale soolakivi. Mina lähen nüüd luuran, kas on põder või ei ole. Ja Helena saab nii kaua jutustada teiega. Me lähme kontrollima sellepärast, et eelmine kord, kui me läksime, meil on seal üks niisugune vana oja koht, talvel läheb vett täis. Nüüd vett ei ole, siis ta on nii-öelda vana oja põhi ja seal on meil kaamera. Eelmine kord me sõitsime ATV-ga rahulikult, siis Need on käinud liigi sees. Nii, jõuan kohe põdrani. Mõtlesime, et kindluse mõttes lähme vaatame üle, et me ei sega teda, meil on plaanis panna soolakivi talle sinna. Sest meil kunagi oli seal ja see post on natuke liiga nõrk, et paneme natukene suurema posti. Hetkel ei ole kedagi. Tulen tagasi, lähme sõidame ATV-ga sinna. No võt, et eelmine kord oli jah, me peaaegu sõitsime talle otsa niimoodi, et järsku jäime seisma ATV-ga ja siis Mait ütleb, et kuule vaata, ja teiselt poolt siis kalda äärest põder vahtis vastu meile. Päris tükk aega vaatas, me jäime seisma ilusti ja seisis tema ka seal tükk aega, et kui me otsustasime, et paneme ATV uuesti käima ja tagurdame, siis ta läks ka ise minema. Et jah, kindluse mõttes. Keegi orantside kõlvadega tuleb sealt. Orantside kõrvaklappidega või? Kõrvadega. Kaugelt on nagu kõrvad. Olgu. Eelmine kord oli täpselt, et põder oli seal. Et vahtis meil ilusti sealt vastu. Nüüd on see juba, et peame jälgima nagu natuke rohkem. Mait läheb siis pakku seda posti tooma. Ja see on meil siis vana post. Põder lakkus siin niimoodi, et see ukerdas siin otsas. Nii et paneme natuke jämedama kraami. Ühtlasi ma ütleks ära, et siin muru sees nagu liigutada on nagu selline piparmendi lõhn ninas. Et seal muru sees on selline, ma mäletan, kas ta oli põldmünt või mingi selline mündiline, nii et aga nüüd loodame, et põtra kuskilt ei tule ja teeme nagu augu. Mudane värk on siin. Nii, selle panen kõrvale praegu.
nüüd hakkad posti saagima.
8 meetrit on okei või on see liiga lühikene? mul on praegu näiteks 40 sentimeetrit sügav see mõõdu, noh siin on vist see mõõt 40. Et mul on selle nii-öelda maapinnaga tasa. No isegi natuke rohkem. Et saab sügavamale panna, et ma ei tea. Ta väga kõrge vist ei pea olemagi. Saavad madalalt süüa. Ei, ta nüüd hirmus kõrge ei pea olema. Selles suhtes, et ta peab olema niimoodi, et põder ei võta täitsa maast seda soola. Noh, vana tokk on minust, vana tokk on põhimõtteliselt, kui maa peale panna, siis on ta sinu pikkune või gramm peale natuke paar sentimeetrit. Kui ma panen selle sisse, siis on minul põhimõtteliselt rinna peal. Või sinna, kus näiteks kaelakee ripub või niimoodi nii kõrgel umbes. No praegu näeb mulle siis, ma ei tea, kas see on okei või ei ole. See meeter läheb maa sisse, ta jääb mulle nabale. No ma ei tea, peab tulema proovima, vaatama, kuidas ta on. Saab selle osa mulda natuke sisse tagasi panna ja vaadata, mis ta teeb. Sellised mehed toovad meil palke. Kohe näha hea söögi peal. Siin on auk, jah? Jah. Vaatame seda soolakivi mõõtu ka nüüd. Käeline tegevus. Käsitöö on tänapäeval hinnas. Jah. Just. Soovid. Vaata, kas see mahub soolakivi siis. Läheb maani välja. Väga hea. Nii, see on meil 20. Savised käed. Mis siis? Savised käed. See ots oli sinna. Teine. Kindel. Jah. Siia koputame veel peale. Nii, nüüd läheb kiva või? Kiva, jah. 10 kilo soola põdrale. Ta paned niimoodi peale ja siis hakkab tugima või? Teeks ma augu üles. Just. Nii. Võtan kirve.
või jaamri, mis meil on. aga selleks puhuks on meil uskpanna lõhkumiskirves. parem kui eelmine post. Kõvasti parem. ja kui on vaja, siis vajadusel kaevame lahti ja paneme risti alla. Ehk risti tegemine on niimoodi, et kui palk on niimoodi ümberringi, paneme ühe puu niimoodi, laua ja teise laua niimoodi. Ehk siis 15 sendi asemel me kaevame lahti circa 50 senti ja siis matame kinni. aga noh, why not? Lahkuda saab ja nüüd on väga hea. Põhimõtteliselt on meil see, et meil on kaamera siin ja kaamera filmib nii kaugelt siis seda kivi seal. Kahjuks me vist hirmutasime natukene kolist, et hirmutasime vist natukene hetkel põdrapulli ära, küll aga noor pull, 2-aastane. No ta käib nüüd teiste kaamerate juures ka, nii et ta on siin metsas kuskil. Põdrapullil on oluline see või üleüldse loomale, kes on taimetoitlane, põder, kits, sellest veel järgmine, ma ei tea, vist rohkem ei ole. Aga ühesõnaga see, et kui ta lakub soola, tal peab olema vesi lähedal. Vesi on siit. Meil on tiik seal taga metsas. 500 meetrit, mitte rohkem. Nii et võib-olla ta on kuskil praegu rändamas, ta on suht siukene 2-aastane ka, võib-olla hakkab väikseid põtrasi tegema. Nii et jah. Mõt, täna on midagi kasulikku ka tehtud metsaloomade jaoks. Me jahti ei hakka pidama, aga meil on selle üle hea meel, et vähemalt saab põder, saab soola ja loomad on söönud. Sellega on nüüd selline asi, et kui see vesi siia peale tuleb, see vesi hakkab seda posti ülevalt alla valguma, soolavesi. Ta lakub pärast seda posti ka. Ja, aga selle oksa koha ma pean ära lõikama siit aega. Tõmbab keele lõhki või suu. Et osad panevad plastikkämbri, see ei ole okei. Neid põtru on nähtud küll, mis on pimedaks jäänud emased põdrad, kes käivad soola lakkumas ja ämbri äär on terav, mis on ketasloikuliga lõigatud. Küll aga paneme jonnipõni käima, lõikame selle ühe oksa koha ära veel ja just sellepärast ta nimi ongi jonniponn. Ja kas nüüd te olete oma postiga rahul? Kuidas nüüd öelda? Nii palju, kui meil praegu vaja on, et kaamera ees käiks võitu lakkumas seda, siis meie jaoks on küll. Vaata meil teised need kivid, mis olid me kasutanud oleme, on suhteliselt pisikesed ja sellised natuke kergemad, vaata, et sellega läheb tükk aega enne, kui see ära sulab, ma arvan, et see on nagu mõistlikum. See on 10 kilo puhast soola, sest kui ma siit nüüd näpuga on küll soolane. Nii et ühesõnaga jah, valmis ta sai. Jah, lähme meie nüüd koju tagasi ja ootame, et millal põdrapullu tuleb tagasi. Saab limpsida selle siin. Ja kui põder ei tule tagasi, hetkel siin paari kuu jooksul see antud kivi maksab Motonetis 7,99. Maksimum vist oli 7,69 või 7,99. Väga siukene 7 midagi peale. Nii et alati võime ka uue osta, meil ei ole nagu väga hullu sellest. Pääsid loomad on ilusti terved. Ehk siis sool aitab igasugustel luustikule ja sarvedele asjadele kaasa. Nii et võt, aga minu poolt kõik. Ja nüüd kollime selle santlaagri kokku siin.